Tere kõigile! Tore näha teid siin. Täna siis toimub virtuaalreaalsuse ja tehisintellekti sünergia veebiseminar. Et me räägime siin Class VR-ist ja uuest litsentsiversioonist Eduverse Plus. Ja seal on väga palju uusi põnevaid võimalusi, mis on tulnud välja. Nii et täna saame nendega tutvuda ja sukeldame siia maailma. Haridusmaailm samuti on muutumas nii kiiresti, et kiiremini kui kunagi varem võiks öelda. Ja täna vaatamegi natuke seda ka tulevikku, et mida saab hakata juba nüüd siis virtuaalreaalsuses kasutama ja kuidas AI sinna toob mingi põnevaid täiendusi. Kõigepealt siis on täna plaanis vaadata üle Class VR portaali ja üldse kogu selle lahenduse uuendused. Et nende jaoks, kellele Class VR ei ole tuttav veel, pole seda ise proovinud, siis ma soovitan vaadata meie varasemat veebiseminari, kus me tegime põhjalikuma Class VR-i tutvustuse, et just kui sa tahad näha nagu sellist üldist ülevaadet, mida üldse Class VR võimaldab, kuidas seda erinevates õppeainetes kasutada, et siis ma soovitan kindlasti seda järgi vaadata, sest sealt saab selle info. Et täna me pigem keskendume nendele uutele võimalustele ja kõike seda olemasolevat, mis juba varem on olnud, seda nii põhjalikult ei vaata. Aga jaa, nii et tänane kangelane on siis Eduverse Plus ja selle uue litsentsiversiooni tutvustus. Sellega tuli kaasa mitmeid uusi võimalusi. Ja lisaks on siis täna meil ka siis kõnes siin Eve, kes on Viljandi Kaare koolist ja jagab nende kooli siis kogemuslugu. Et Eve Mets on ka ma arvan, üks esimesi Eestis, kes on ise kasutanud Eduverse Plussi ja saabki oma siis vahetuid kogemusi jagada. Et see saab olema kindlasti ka väga põnev. Ja ma alustan natukene täna, nagu ikka, natukene kaugemalt, et natuke räägin sellest, et kes olen mina, et olen Andres, tulen Insplayst, olen Insplay tegevjuht ja Insplays me igapäevaselt suhtleme, teeme koostööd väga paljude erinevate haridusasutustega, et nii koolid kui lasteaiad. Ja me ikkagi kuuleme järjepidevalt seda, et paljudel asutustel on olemas ägedad õppevahendid, aga tihti ei suudeta neid niimoodi kasutusele võtta, et see asutus olekski kaasatud ja et vahendid ei jääks kuskil ikkagi tolmu koguma. Ja see on meie selline südameasi, et seda olukorda muuta, et ikkagi need vahendid jõuaksid kasutusse ja et need täidaksid oma eesmärki. Ja meie peamine selline missioon ongi see, et kuidas neid vahendeid kasutada ja lõimida sellisel moel, et nad toetaksid siis tulevikuoskuste arendamist. Ja me tihti räägime sellest läbi siis matiku ehk STEAM-oskuste, et need ongi need 21. sajandi oskused nagu kriitiline mõtlemine, loovus, probleemide lahendamine, koostöö ja nii edasi. Ja kui rääkida veel, et üldse mida meie teeme haridusvaldkonnas, siis meie selline peamine fookus läheb särasilmsele õpetajale, et me proovime siis toetada ka seda, et õpetajatel säraks silm, sest et me näeme seda, et kui õpetaja silm särab, siis on see tõenäosus palju suurem, et ka õpilaste silm saab tänu sellele särama. Ja mida me teeme siis, me toome maale erinevaid tipptasemel innovaatilisi matikvahendeid. Oleme käivitanud ja haldame erinevaid õpetajate ja kasutajate võrgustikke, et näiteks Class VR-il on ka oma siis Facebooki grupp, millega saab liituda, aitame koos õpetajatega luua ja jagada välja erinevaid õppematerjale, mis lihtsustavad nende vahendite kasutamist. Ja siis kindlasti oluline osa on ka väljakutsetel, et oleme läbi viinud erinevaid väljakutseid, et tõsta sellist motivatsiooni ja aidanud läbi viia koolitusi, pakume erinevate vahenditele tuge ja nagu ka tänane seminar, et see on ka selline, et ühelt poolt on ta selline põnev koolitus ja annab ülevaate, mida uut on võimalik siis kasutada nii olemasolevatel
GlassVR-i kasutajatel kui ka nendel, kes plaanivad seda sinna poole liikuda. Oleme käivitanud ka erinevaid teadusloomelabореid, matiklaboreid, et see on kindlasti jätkuvalt selline üks trend, et paljud koolid näiteks ka loovad endale selliseid laborikeskkondi, kus on siis näiteks nii virtuaalreaalsus kui 3D printerid kui laserliikurid ja robootika näiteks. Ja see lubab õpilastel siis väga põnevaid projekte seal läbi viia ja panna enda looming niimoodi mängu. Nii, aga jah, nagu ma ütlesin, et siis täna pikka sellist GlassVR-i tutvustust ei tee, aga ma mainin nagu põhiasjad ära, võib-olla ka meeldetuletuseks. Tegemist on siis maailma juhtiva haridusele loodud VR ja AR ehk siis virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse lahendusega. Ja seda kasutab maailmas üle 40 000 siis, või seda kasutatakse üle 40 000 klassiruumis. Et iga siis GlassVR tuleb kaasa sellise peaseadmega, see on terviklik selline seade, kus on kõik juba sisse ehitatud. Ja selle juurde kuulub ka selline käsikontroller, et millega on lihtsam mingites stseenides ringi liikuda. Ja see, miks ta on ka loodud siis haridusele ja kuidas ta töötab, et õpetaja on seal see kapten, kes kogu seda mängu juhib. Õpetaja käes on kontroll, tema saab otsustada, mida ta näitab tunnis, mis materjale õpilised siis vaadata saavad ja temal on täielik ülevaade ka sellest, et mis siis kõik toimub seal tunnis. Ta on väga turvaline, niisugune platvorm, et seda mugav ühest kohast teise liigutada, et ta on selline enamasti enda 8 kohvrid, et kus saab neid seadmeid kohe laadida, et rattad all saad ühest klassiruumist teise mugavalt liigutada. Ja siis üks suurimaid väärtuseid GlassVR-i puhul on see sisu, ehk siis just õppekavadele vastav selline sisu. Seal on tuhandeid ja tuhandeid erinevaid materjale. Ja nüüd täna siis vaatame neid uusi materjale, mis sinna on lisandunud, et veel väga palju põnevat. Ja muidugi meie siis Insplay oleme GlassVR-i selline partner Eestis, esindaja, nii et pakume sellele lahendusele siis tuge, koolitame ja nii edasi, et see on ka osa sellest, et see Eduverse võimalikult ja GlassVR võimalikult hästi nagu teeniks jälle seda eesmärki, et aitaks tulevikuoskused edasi anda. Ja ma võib-olla ühe asja siia ütlen veel, et kui küsida näiteks teilt, ma usun, et paljud siit on täna haridustehnoloogid või õpetajad, et mis on teie eesmärk koolis, siis ma usun, et teie eesmärk koolis on ka see ju, et õpilased saaksid nagu parimal moel neid uusi teadmisi, seda infot, mida te tunnis annate endaga nii-öelda kaasa, et see jääks neile meelde ja toetaks neid. Ja kõige paremini me võtame seda infot vastu läbi oma meelte või ainuke viis ongi infot vastu võtta läbi meelte. Me näeme midagi, kuuleme midagi, saame katsuda midagi. Ja virtuaalreaalsus on see siis, mis suurepäraselt kasutab neid erinevaid meeli, et on multisensoorne ja aitab siis infol paremini kohale jõuda, teeb abstraktsed, keerulised asjad lihtsamaks ja tänu sellele on seda kõike siis lihtsam kasutada. Ja õpilastel on alati see päev, kui saab virtuaalreaalsust kasutada tunnis, on meeldejääv ja hästi põnev. Nii, aga lähme siis praegu siit nüüd Eduverse Plussi juurde. Tuletan vahepeal jälle meelde, et kui tekib küsimusi, pange vestlusaknasse, et siis saame jooksvalt vastata või ka mõned küsimused võib-olla lõpus võtta. Et kui midagi jääb mul võib-olla või hiljem veel mailimata, et siis küsige ja räägime selle osa juurde. Nii, aga üldse, mis see Eduverse Plus siis on? Et tegemist on siis uue sellise GlassVR litsentsi versiooniga ja ta annab siis ligipääsu 4 uuele kogumikule. Et üks näiteks uus kogumik on siis, kannab nime Wild World ja seal on hästi põnevad erinevad 360 kraadi sellised looduselamuse videod, et üle maailma erinevatest kohtadest ja tõeliselt sellised kaasahaaravad videod, et võimalus siis tutvuda selliste maaasukatega, keda võib-olla muidu päriselus tegelikult ei olekski võimalus teda kohata.
siis Steam 3D ehk siis sellised erinevad Matic valdkonna 3D mudelid ja need on nüüd interaktiivsed mudelid selle poolest, et iga mudelit saab tema erinevaid osi ükshaaval vaadata, tutvuda, seal on ka lisamaterjalid nende mudelite kohta ja väga põnev täiendus üldse 3D mudelitele. Et kui varasemalt me teadsime selliseid, Glassfire'i puhul oli kasutusel sellised kuubikud, millega me saime siis liitreaalsuse objekte vaadata, siis Steam 3D enam ei kasuta liitreaalsust, aga, aga neid objekte saab siis erinevate külgede pealt vaadata, aga ma kohe varsti näitan teile ka, et siis te juba saate parema ülevaate ja arusaamise, kuidas need töötavad. Eduverse AI, see on nüüd see, kus tuleb siis tehisaru mängu ja saab luua väga põnevaid niimoodi täiesti omanäoliseid isikupärastatud siis fotosid, 360 kraadi fotosid. Ja seda ka muidugi, et sellest nagu aru saada, viime varsti kohe ühe demo läbi, et siis näete, kuidas see töötab, aga väga-väga põnev täiendus ja see on nagu selline ainulaadne maailmas, et igat tundi on võimalik nüüd täiendada oma sisu ja fotodega. Ja viimaks siis karjääri selline keskkond. Et mina võib-olla kirjeldaksin seda niimoodi, et mul näiteks siin enda tütar käis mul eelmine nädal töövarjuks ühe päeva ja see ongi täpselt see, et seal on kümneid ja kümneid erinevaid ameteid peamiselt nagu tehnoloogiaga seotud valdkondadest, mida saab siis, mis annavad nagu väga hea ülevaate, et mida see amet endast kujutab, mis on igapäevased tegevused, mida selles ametis tehakse ja ja mis see väärtust loob ja kellega see amet kokku puutub ja nii edasi. Nii et need õpilased, kes hakkavad tegema ühel hetkel juba või mõtlema selle peale, et tuleviku peale, et milliseid väljakutseid nad tahavad tulevikus ise lahendada, mis ametites olla, et siis see on suurepärane selline sisu selle jaoks. Ja kui võtta see asi nüüd kokku ja mille poolest siis Eduverse pluss erineb siis tavalisest Eduverse'ist ehk sellest nii-öelda põhilitsentsist ongi siis need 4 täiendavat kogumikku. Aga kui kool tellib endale näiteks Eduverse plussi, siis loomulikult sinna kaasa tulevad ka need 4 eelnevat peamist kogumikku ehk siis Glassfire'i kogumik, Advantis maailm, Eduverse 360 ja siis kogukonna erinevad kogumikud, mille on loonud siis õpetajad üle maailma. Nii, aga järgmiseks panen teile mängima ühe väikese video, et saate korra tutvuda üldse ja näha sellise võib-olla niisuguse väikse linnulennu vaate, mida siis uus Eduverse pluss üldse võimaldab. Nii, aga siis aitab sissejuhatusest, nii et lähme siit otse siis juba demo juurde ja vaatame neid uusi võimalusi lähemalt. Kohe jagan teile oma ekraani välja. Nii, okei.
Siin ma võtsin ette siis Glassfare'i portaali ja teeme siin väikse ülevaate, et mis siin üldse siis leidub ja nii. Et võib-olla mõned uuendused ka, et nendele, kes juba kasutavad Glassfare'i ja kui te nüüd vaatate siia portaali, siis kui varem olid need peamised sisukogumikud, nagu siin näiteks on Eduverse ja nüüd uus lisandunud Eduverse pluss ja nii edasi, olid siin paremas paanis, siis need on liikunud nüüd siia keskele sisuosa siis alla. Ja nagu eelnevalt siis litsentside ülevaates me vaatasime, et siis ongi, et Eduverse annab siis ligipääsu nendele 4 kogumikule, Eduverse pluss järgmistele uutele kogumikudele. Ja kui teie nüüd enda portaalis näete, et siin nende kogumiku peal on siis lukuikoonid, siis tähendabki seda, et teie litsents nendele ligipääsu ei anna. Aga Eduverse plussist on ka olemas sellised näidised, et mida saab proovida, et isegi kui seda võib-olla versiooni teil endal ei ole. Nii. Ja hakkame siis otsast peale. Võtame selle esimese, et milleks näiteks ongi siis Eduverse AI. Et vaatame, kuidas siis tehisintellektiga on võimalik ise põnevaid fotosid luua. Eduverse AI keskkond näeb välja selline. Siin on väikene juhend ka, kuidas seda kasutada saab. Et natukene inspiratsiooni, et millised erinevaid fotosid saab luua. Ja käime need sammud siis koos läbi. Kõigepealt algab siis asi sellest, et tuleks kirjeldada võimalikult täpselt seda pilti, mida soovite luua. Ja kõige paremini see keskkond töötab, kui see prompt on siis, ehk siis see nii-öelda teksti viip on inglise keeles. Et kui nüüd see inglise keele prompti loomine tundub keeruline, siis võib kasutada alati seda varianti, et algul teha see viip eestikeelsena valmis ja siis näiteks tõlkida kas või Google Translate'iga inglise keelde. Nii, aga teeme siis mingi näite, et oletame näiteks, et meil on mingi tunnis, kas on siis näiteks kas või kirjanduse tunnis, näiteks on loodud selline lugu džunglist ja proovime selle pildi nüüd ära kirjeldada siia. Näiteks ma panen siis, et eksootiline džungel, kus on näiteks niisugune loognev teerada ja siis päikesevalgus paistab läbi puulatvude. Nii, ja kui mul kirjeldus on valmis, siis ma saan valida siin ka selle foto stiili, et siin on kokku kuskil üle 40 erineva stiili vahel. Et kas ma tahan, et oleks nagu võimalikult niisugune realistlik või hoopis niisugune kinorealistlik. Aga näiteks kui see võib olla hoopis ka midagi kunstipärasemat. Näiteks kui meil ongi näiteks kasutame seda lahendust hoopis kunstitunnis, siis me võime siit valida midagi muud. Et see võib olla midagi sellist sürreaalne, et mingi Dali stiilis, jah, sürrealistlik maal või midagi muud hoopis või akvarell ja nii edasi. Nii et selles mõttes on siin hästi põnevaid selliseid stiile. Nii et saate valida. Võtame praegu siis antud juhul siis sellise näiteks kinorealism. Natuke niisugune ülepingutatud. Ja paneme siis loo pilt. Ja selle peale hakkabki siis AI seda pilti genereerima. Siin all on näha ka selline oranž riba, et kui ta lõppu jõuab, siis ta loob selle pildi valmis. Ja et see on hea võimalus jah, et rikastada erinevate tundide teemat ja see, kui nüüd õpilastelt endalt küsida seda sisendit, et millist pilti me tahame luua, mis seal pildi peal peaks olema ja nii edasi, et see on väga põnev viis, kuidas seda tundi muuta palju dünaamilisemaks ja kaasahaaravamaks. Nii, aga meie pilt on see valmis saanud ja tundub päris äge džungel.
ja siis nüüd seda pilti loomulikult me saame siis tõsta peaseadmetesse, aga me saame siit samas ka kohe käivitada selle vaate, kus ma näen seda pilti siis juba läbi brauseri ja saan siin ka ringi liikuda, nagu et juba, et olekski selline 360 kraadi selline keskkond. Nii et see annab nagu väga ägeda tunde, et päriselt ma olekski nagu siin džunglis praegu ja sellel lookleval teerajal saan liikuda. Päike paistab ilusti läbi siit puulattade ja on ägedad varjud tekkinud siia. Nii et sellisel moel käib ja siis jah, et kui mul nüüd see pilt on valmis, siis ma tõstan ta siia vasakule esitusloendisse ja siit juba saan saata peaseadmetesse, sealtkaudu seda vaadata. Jaa, näitan teile natukene ka võib-olla mingeid pilte, mis siin varem olen proovinud. Näiteks, et siin, et siis vaade sellises mägine maastik ja siuksed dramaatsed pilved, sinine taevas, lennuk lendab. Või siis näiteks siin proovisin selline ilus värviliste lilledega aed. Ja no tõesti, ta suudab ikka luua väga selliseid rikkalikke keskkondi ja nii edasi. Nii et sellega on väga põnev, ma usun, igasuguseid erinevaid tunde muuta selliseks jah, ägedamaks. Või näiteks, mis me siin, kui õpilastega proovisime, et siis nendel tuli kohe, et tahad näha siis, et kuidas oleks üks T-Rexi dinosaurus tee peal, kus on ka BMW, et saame ka sellise pildi siin loodud. Ja T-Rex on siis ka siin, et nii et jah, et see võib olla nagu hea viis jah, kuidas rikastada seda tunni temaatikat. Või siis näiteks, mis me siin varem oleme teinud veel, et või näiteks hoopis, et siin oli selline mingi bioomi pilt ja et see on hea kohe siit hakata rääkima, sest et milline elu seal on, milline see keskkond on, et kuidas oleks seal üldse elada näiteks. Ja et annab sellise, käivitab sellise loovuse kohe. Ja kui mul see pilt on siin nüüd loodud, siis ja ma tõstatasin ta esitusloendisse, siis siit sellele peale klikkides saan ka seda ümber nimetada näiteks, kui ma tahan seda hiljem endale alles jätta, hiljem veel kasutada, saan muuta näiteks õpetaja märkmeid ja nii edasi, nii et selliseid parameetreid saan siin kõik täiendada. Et jah, ajalugu saab siin peita või laadida, et siis ma näen kogu ajalugu, mida ma olen varem siin ka, mis erinevaid 360 kraadi pilte olen loonud. Nii, aga lähme siit praegu veel edasi. Vaatame siis ka Steam 3D kogumikku. Et siin on siis need kogu sisu, need mudelid on jaotatud erinevate teemade järgi. Antud juhul, noh, ma võtan näiteks siit taimebioloogia. Vaatame näiteks siit seeni ja see töötab samamoodi nagu varem, et kui mul on siin mingi sisu nüüd, mida ma tahan vaadata, ma saan selle peale klikkida, ma saan näha sellega siis eelvaadet, et ma tean, et ahah, et siin see, et ekraanipilti nii-öelda, milline see mudel välja näeb, siin on ka õpetaja jaoks selline mingid märkmed, et need märkmed on siis praegu mul on pandud portaal eesti keele peale, mis tähendab, et ta on siis masintõlke läbi siis tõlkinud selle sisu ära. Ja muidu selle sisu siis vaatamine käib ikka nii, et ma tõstan ta kõigepealt siia esitusloendi alla ja siin paremal pool on mul need seadmed ja saan siis neid siit hakata kasutama ja siis ütleme, saadan selle sisu nüüd mingisse seadmesse. Näiteks vaatab, siin on. Nii, et ja, mida ma võin teha ka, et teie näeksite. Panen selle sama nüüd sisu siia ette. Te näete siis seda pilti, mida näeb siis näiteks ütleme õpilane seal tunnis. Praegu mul ongi siis kärbseseen on ees ja algul ma saan teda lihtsalt niimoodi temaga tutvuda erinevate külgede pealt, aga kui ma nüüd vajutan siis kas käsikontrolleriga või siin peaseadme pealt, siis ma saan ta ühte kindlasse kohta panna paigale
ja nüüd ma saan tutvuda tema erinevate osadega, et millest siis see üldse kärbseseen koosneb. Et siin ongi näiteks siis seeneniidistik, et siis tema niisugune jalg, loor ja nii edasi. Et siin on siis eoslehed. Nii et siis ma saan näha kõiki tema erinevaid osasid, millest üldse see seen siis, et mis on seene erinevad osad ja saan sellega siin tutvuda. Kui soovin, siis saan seda seent ka uuesti nagu avada, et ma saan teda jälle tema asukohta muuta, et ja siis osade objektide kohta on siin ka erinevaid nagu selliseid kirjeldavaid materjale olemas. Aga hästi põnev võimalus jah, et kuidas niimoodi muuta niisuguse objektiga tutvumine interaktiivseks ja palju põnevamaks. Nii, ja ma toon siia ühe näite veel näiteks, et ma olen siin, lähme siin planeeri vaatesse tagasi, võtame siit midagi veel. Nii, lähme näiteks füüsika alla ja võib-olla näiteks energia muundamine. Viimasel ajal meil on palju kõneainet olnud siin Eestis tuuleturbiinidest ja üldse tuuleenergiast ja nende parkide rajamisest. Võtame näiteks siis ühe sellise näite ka siit ja võtan siia ette siis endale sellise tuuleturbiini. Saan seda samuti tutvuda, näen, millest ta koosneb, mis on selle mudeli sisu, panen ta paika kuskile ja nüüd saan samuti siin siis nagu näha siis erinevaid selle mudeli osasid. Tõstan selle praegu selle mudeli natuke teise kohta, et ma saan paremini vaadata. Et jah, siis näen, et tal on olemas siis siin generaator, siin selline torni osa ja erinevad mehhanismid, või siis käigukast ja nii edasi. Et hästi põnev võimalus, kuidas juba väga niimoodi interaktiivselt ja vahetult selliste 3D objektidega tutvuda. Nii. Korra lähen siit tagasi, nii et jah, need jagunevad siis erinevatesse valdkondadesse, et siin on jah, keemiast, füüsika, bioloogia, kosmose, geomeetria ja kultuurini välja. Et kui hiljem kellelgi on mingi täpsem küsimus, siis saate märku anda. Ja lähme siit jälle edasi. Nii, võtame siit järgmiseks näiteks siis selle karjäärikeskuse. Jah, karjäärikeskus on nagu eelnevalt öeldud, et on justkui selline, et ma valin siit välja mingid ametid, keda ma soovin siis, mida ma soovin paremini tundma õppida, paremini mõista, et mida see amet siis, mis selles ametis igapäevaselt on teha vaja, mis on need väljakutsed ja võimalused. Näiteks vaatame siit terviseteaduse alla. Võtame näiteks siis sertifitseeritud õendusabi. Ja iga selle ameti kohta on siis selline mõneminutiline video. Ma saan selle video siit ka mängima panna, et sellega siit tutvuda. Ja juba eelvaates või siis saadan siia seadmesse ja panen ta siit mängima. Ja saan siin näha. Nii et siis igal videol on juures ka ingliskeelne heli, mis räägib siis selle ameti lahti. Et praegu hetkel ma teile seda heli kaasa ei pannud, et teie ei kuule seda, aga jah, et iga video siis on koos sellise ingliskeelse heliga. Nii. Läheme siit veel tagasi. Et siin on jah, väga palju erinevaid ameteid, et peamiselt on need nagu seotud jah, sellise nagu üldse nagu tehnilist laadi haridusega, et tootmisest alates kuni siis vaatame siit veel transpordini välja. Nii et paljud arhitektuur, ehitus ja nii edasi. Nii. Ja teeme siis kiire ülevaate ka sellest veel, et mis on siis 4. uus kogumik. Selleks on siis Wild World. Ja kohe vaatame, mis põnevat see pakub. Et jällegi siis kõik see sisu nüüd on siin jaotunud teemade järgi.
ja siin all on siis 360 kraadi videod. Ma korraks lõpetan jagamise ja jagan selle uuesti välja koos heliga, et siis te kuulete seda heli ka, mis siit nii, üks hetk. Nii, ja vaatame siit siis ka midagi. Jah, et see on siis, ütleme, et lühidalt on see väga põnev viis, kuidas mm, rännata mööda maailma ringi, näha erinevaid paiku, loomi, erinevaid asukaid, tutvuda selliste asukatega, keda muidu tõenäoliselt oma silmaga ei pruugi elus näha. Et noh, võtame ühe siit näite, et lähme näiteks siis ookeanid ja jõed, vaatame siit mereimetajad. Noh, näiteks võtame kašelott. Ma saan siis jällegi sinna vaadata ka, et tutvuda selle sama videoga siit juba eelnevalt, et õpetaja nagu ma tahan teada, et mis siin nagu on. Et aga muidugi jah, see vaade on siin 360 kraadi, et peaseadmetega muidugi on see palju parem seda kõike vaadata. Aga saadame siis selle seadmesse. Nii ja ja see annab tõeliselt sellise lähivaate ühest väga võrratust ja suurest loomast, et siin on näha ka seda, et kuidas seda kašelotti saadavad siis teised kalad, kes elavad tema seljal. Ja noh, see ongi täpselt nagu selline tunne, et ma nüüd ujun selle kašeloti kõrval koos temaga ja saan teda peaaegu katsuda. Et väga võimas. Ja ma vaatasin näiteks veel, et võtame ühe näite siit veel, näiteks lähme tagasi. Nii. No, vaatame siin näiteks võib-olla näiteks parasvööde. Näiteks parasvöötme imetajad. No näiteks, mina pole kunagi niimoodi lähedalt näinud näiteks pesukarusid. Vaatame pesukarusid. No, siin nad on. Nuusivad siin ringi. Et praegu, kuna teie näete pilti läbi siis niimoodi ekraani jagamise, siis see video ei ole nii sujuv võib-olla, kui ta päriselus oleks. Aga jah, et tegelikkuses, kui vaadata seda kõike selle sisu nüüd läbi, siis juba peaseadmete, et siis see pilt on sujuv ja liigub kõik ilusti. Et lihtsalt väikene selgitus siia juurde, et nii. Aga nüüd siis saime sihukese esmase ringi peale uutest võimalustest, et kui teil on küsimusi, andke teada. Aga Wild World siis kokkuvõttes annab sellise täiesti, võiks öelda nagu uue perspektiivi meie planeedile. Ja vaatame üle ka mõned portaali täiendused, et mis siin siis veel on, et kui me näiteks, et mis siin on uued võimalused veel, et kui ma olen loonud nüüd endale erinevaid esitusloendeid, no näiteks ma olen siin loonud ka endale Eduverse Plussi loendi, siis ma saan siin seda kohe talle anda ka siis kirjutada üles näiteks õpetaja märkmeid või siis õpilase märkmeid. Et see on selle jaoks, et näiteks kui ma nüüd olen mingit tundi ette valmistamas ja tahan siis selle näiteks mingite materjalide juures õpilaste käest küsida, vot neid küsimusi just, siis ma saan need siia eelnevalt kirja panna, et anda endale sellist väikest spikrit, et hiljem nagu tundi läbi viies on juba lihtsam. Siis näiteks uus võimalus veel on see, et kui ma nüüd lähen siis enda ehk minu pilve alla,
ja siin on mul erinevad sellised enda üles laetud fotod ja 3D mudelid. No näiteks ma olen pannud siia ühe Volkswagen Golfi mudeli, et see näeb välja selline, et varem, kui kasutajad laadisid üles Classifier portaali enda sisu, näiteks nagu 3D mudeleid, siis neil oligi selline hall ikoon, mis väga palju midagi ei öelnud. Et ainult nimi oli selline, mis midagi nagu selgitas selle kohta. Et üks lisavõimalus on nüüd see, et ma saan sellele mudelile määrata siis sellest eelvaatest sellise ikooni, et oleks see nagu selgitav, et no näiteks ma võingi võtta siis selle ikooni, edaspidi nüüd, kui ma vaatan oma neid üles laetud 3D mudeleid, siis ma kohe näen, et ahah, see on nüüd, ma saan väga hästi pildi järgi aru, et millega on tegemist. Ja veel üks uus võimalus on see, et kui meil ongi oma loodud 3D mudelid, mida me oleme siia üles laadinud, siis on võimalik neid lisada sellele 3D mudelile ka siis stseeni silt. Et mida see tähendab, on see, et kui ma nüüd eelnevalt oleksin seda mudelit vaadanud läbi peaseadme niimoodi selle 3D kuubikuga, siis ta töötab nagu lihtsalt niisuguse mudelina, mida ma saan siis oma käes erinevate külgede pealt uurida. Aga kui ma nüüd lisan selle stseeni pildi siia ja vaatame nüüd seda läbi siis peaseadme, siis ma tegelikult saan siin ringi liikuda. Nii. Et ma saan jah siin ise ringi liikuda ja see kogemus on midagi hoopis teistsugust kui siis eelnevalt. Et isegi saan minna auto sisse näiteks ja näha siin, milline näeb välja see auto seest ja nii edasi. Nii et kui näiteks üks põnev võimalus on näiteks luua lastega näiteks kas või Minecraft siis education kaudu oma selliseid mingisuguseid mudeleid, siis saab seal maailmas ringi seigelda, liikuda ühest hoonest teise ja nii edasi. Et väga-väga põnev võimalus. Nii, ja näitan veel ühte võimalust siin portaalis on siis see, et kui ma nüüd olen siin avavaates ja soovin mingit kogumikke ehk mingit sisusid siit otsida midagi, siis on siin siis filtrite all on olemas siis erinevad sellised võimalused. Ma saan otsida siis nende kogumike järgi, saan otsida teemade järgi ehk siis nagu ainevaldkondade järgi. Saan otsida nüüd ka vanuse järgi, et mis materjal, mis vanusele siis oleks kõige võib-olla sobilikum. Ja saan otsida loomulikult nagu ka varem, et siis selle nii-öelda meediatüübi järgi, et kas on tegemist 3D mudeliga, pildiga, kas ta on siis interaktiivne 3D mudel, stseen, kus saab ringi liikuda või video. Ja ta otsib siis mitte ainult nime järgi, vaid ka selle materjali kirjeldusest. Nii et seetõttu jah, et ongi, et mina soovitangi tihti, et kui on vaja mingi tunni, mingi teema jaoks leida materjale, siis kõige parem on isegi panna otsingusse, et siis ta leiab üles ka selle materjali tutvustuse siit tekstist seda, et siis see nagu tulemus ja see valik on palju laiem, mis varem, jah, mille seast juba valida. Nii. Aga siit praegu siis jah, kiire ülevaade sellest, et mis on seal uut. Aga lähme siit nüüd veel edasi. Ja ma järgmiseks annakski tegelikult kohe peasõna siit Evele. Nii, võtame slaidid uuesti ette. Nii, Eve Mets on tulnud siis Viljandi Kaare koolist, ja täna siin siis saab rääkida vahetult oma kogemusest, et Eve on seal haridustehnoloog, aga Eve, sissejuhatuseks äkki räägi seda, et üldse mida sa koolis teed ja kui kaua sina oled üldse virtuaalreaalsust juba kasutanud? Ma olen kuulda, küsin kõigepealt.
Ja, oled ilusti kuulda. Tere, mina olen Eve Mets ja töötan Viljandi Kaare koolis ja tegelikult olen ma algklasside õpetaja ja töötan natukene ka haridustehnoloogina. Ja meie kool on siis virtuaalprille tegelikult kasutanud juba 2 aastat, nii et praegu läheb 3. aasta. Ja need virtuaalprillid me soetasime projekti raames, et 2022 oli siis projekt uuenduslike õppevara lahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine, et kirjutasime projekti ja tänu sellele me saime, et kuidas me nende Glass VR prillide juurde jõudsime, et me tegelikult ei olnud nendest midagi kuulnud, vaid me hakkasime otsima, mis võiksid olla sellised toredad digilahendused, mida me saaksime koolis kasutada ja nende Glass VR prillide juurde leidsimegi tee läbi interneti ja meeldis meile ka kohe see, et need prillid olid kohvris. Neid on 8 tükki kohvris ja meil on väike klassid, nii et 8 prilli praegu katab tegelikult meie vajaduse ära. Meil on ta koolis lahendatud, ütleme, digivahendite hoidmine ja selline, et nad oleksid üheskoos, on ühe inimese hallata. Et kes siis hoolitseb selle eest, et need prillid oleksid nagu laetud, et nad oleksid töökorras ja et kui õpetajad soovivad neid võtta, siis nad teavad, kust nad seda saavad. Et mis nüüd puudutab õpetajate kasutamist, prillide kasutamist, see võiks olla kindlasti võib-olla rohkem, kui ta on. Et on õpetajaid, kes meelsasti võtavad ja kasutavad. Mina olen kasutanud ka sellist meetodit, et haridustehnoloogina ma olen õpetajate käest küsinud nagu sisendit, et milliseid teemasid te läbite, et kas te sooviksite, et tuleksin virtuaalprillidega teie tundidesse, siis ma otsin materjali valmis ja liitun nende ainetundi. Et selline toimimisviis on meil nagu rohkem kasutuses kui see, et õpetajad ise nagu prille valmis panevad. Kui nüüd minna sinna Eduvers Plussi juurde, siis mina täiesti vaimustusin asjast, sest mulle tundus, et see asi on teinud hüppe kuhugi tulevikku. Et mul läks kohe silm särama ja esimene asi, mida ma tõesti hakkasin ka kohe katsetama, oligi see AI võimekus. Et kuna ma töötan ka algklasside õpetajana, siis võtsime kohe eesmärgiks, et õpime selgeks ühe luuletuse, aga hakkame seda luuletust toetama siis piltide näol ja oli siis Uno Leiõse luuletus 4 mütsi, et ma ei tea, Andres, võib-olla sa näitad seda videot, lõime siis AI-ga pildid, see on nüüd praegu siis, laps näeb praegu sellist vaadet läbi prillide, et luuletus ise räägib siis jänesest, kellel oli siis kapis 4 mütsi, AI need pildid meile lõi. Ja nagu öeldud, et inglise keeles saab ta paremini aru, kui me panime eesti keeles loo jänest, siis jänest me ei saanud. Et kapis on tal 4 mütsi ja siis sügisel ta kannab kapsalehes sonib. Tegelikult on siin väga ilus jänes ja tal on kapsalehe soni peas. Et ongi, et mina õpetajana, kui ma näen seda, mida laps nagu prillis näeb, siis ma otsin nüüd see jänes üles, kus tal see müts peas on. Et aga kapsas on täiesti äratuntav. Nii, siis oli, et samblamütsi kannab. No samblamütsi tegi ta sellist meile. Et aga kui nüüd rääkida nendest prillidest veel ja nendest AI joonistustest, ma võtan edasi korra, nii siin tuli läki-läki, et kui jänesele ta tegi läki-läki pähe. Et kui nüüd rääkida nendest tehtud joonistustest, siis ongi niimoodi, et lillemüts on jänesel peas, et lõimida ka teistesse ainetundidesse. Tõesti, nagu ta siin lõi selle kapi, ta lõi kapi, millel oli 8 või mütsi või mitu, et tõesti matemaatikatundi arvutada, loodusõpetuse tundi, et
piltide kasutamisvõimalusi on tunduvalt rohkem kui ainult selle luuletuse õppimiseks. Et siin nüüd ongi, et kasetahust mütsi kannab ja et loomad on väga realistlikud. Me lasime luua ka põdra ja tegelikult oli põder väga kihvt. Lapsed said kohe aimdu sellest, et oi, kui suur ta on, et ka see suuruse suutis see AI nagu edasi anda. Et selline ja ütleme, pilt väga hästi toetas seda luuletuse õppimist. Meil on ikkagi see luuletus juba peas, et 2-3 korda ja luuletus on selge. Vaatame, mis see Andres, mis see järgmine sealt tuleb. Nii, mida me veel oleme teinud? Me oleme kasutanud 3 paint-teed ja prüüdnud seal siis joonistada või siis täiendada olemasolevaid kujundeid enda soovile vastavalt. Ja siin on üks kass, mida siis lapsed tegid. Nad täiendasid seda, panid sinna mustrid peale ja me laadisime need prillidesse ülesse ja siis me hakkasime seda AI-ga remixima. Et nagu Andres rääkis, seal on erinevaid stiile, mida sa võid katsetada ja proovida. Ja välja tuli meil siis selline remix, et selline kass. Et siis me oleme proovinud, kas järgmisena tuleb meil see, tegelikult tegime animatsiooni, aga nüüd see animatsioon ei ole küll 3D, me proovisime teda üles laadida, proovisin ka erinevaid AI versioone teisi, et äkki muuta see 3D-ks või kuidagi see eriti hästi ei õnnestunud. Aga see on muusikaga animatsioon, praegu meil heli ei ole siin. Natuke on. Ma panin praegu heli kinni. Et see on jälle teistmoodi kogemus, et mina küll mõtlen, et oi, et see on vaata nagu täpselt televiisorit, aga kui see on lapse enda loodud see animatsioon ja see on nüüd seal virtuaalprillides, see on nende jaoks niivõrd suur asi ja see on nii populaarne ja nad ei väsi seda vaatamas, see on ikka näita seda. Et see on jälle üks selline tore võimalus, mida lastega katsetada ja proovida. Et see on jah tõesti 2D, et sellest on meil nagu nii. Siit tuleb nüüd edasi jälle 3 paint-teega, mis on ka lastele päris raske. Tegelikult on seal joonistada ja siin on ka üks lihtne katsetus, et mida me oleme siis teinud ja jälle prillidesse toonud ja seda saab tõesti keerutada, vaadata ja uurida. Et jälle üks selline tore võimalus. Siis me oleme kasutanud ka, nagu Andres näitas, hästi seda Steam 3D, minule ka see väga meeldib. Ma olen nagu täheldanud seda, et kui me uurime kontrolleriga neid loovi või mida iganes siit, siis lapsed hakkavad suhtlema ja nad hakkavad esitama küsimusi. Miks tal on jalad karvased? Mis asi tal see valge seal on? Ja omavahel tekib neil ka suhtlus. Et mina seadistasin ühed prillid eesti keele peale ja siis üllataval kombel muutis ta siin, kui nüüd Andres näitab järgmist pilti, suitsupääsukese pilti, muutis ta ka seal teksti eestikeelseks. Nii et kui te nüüd hästi hoolega vaatate, siis te näete seal suitsupääsuke. Ja seal on ka nüüd raamat, kus saaks siis juurde lugeda ka eestikeelses versioonis, ta miskipärast seda kirja mulle ei andnud, et ta ei tõlkinud ära, ta ei andnud üldse seda kirja, et inglisekeelses versioonis ta annab ta nagu võimaluse juurde lugeda. Et aga need on nii reaalsed, see pääsuk oli, ma ise ka ahmisin õhku, et kui kihvt ja kui reaalne ta on ja tõesti seal, mida sa nüüd täpsemalt uurida tahad, kui sa tahad uurida pead või nokka, siis selle noka ümber tuleb siis värviline kontuurjoon, et see on ka niisugune tore leid seal. Nii, vaata, mis seal Andres meil veel pani. Küsin siia Eve sult vahele, et millist, ütleme, mõju üldse sina oled näinud selle virtuaalreaalsuse kasutamisel õpilastes, et kas see on kuidagi toetanud sellist uudishimu ja osavõtmist ja üldse võib-olla ka õppeedukust? Mina näen, see paneb lapsed suhtlema esiteks.
ta paneb arutlema nad omavahel ja tõesti see tekitab huvi. Et ta on ka selliseid asju, et pärast, kui need prillid on ära võetud, arutatakse seda ka vahetunnis edasi, et kas sa nägid, mis seal oli, mis ta tegi. Ja kindlasti ta jätab asjad paremini, need asjad jäävad paremini meelde. Ta on ikka visuaalselt seda näinud ja tundub ju, et ta oleks ise seal ka seal keskkonnas sees. Just. Okei, väga põnev. Mida ma olen ka kasutanud, ma ei tea, võib-olla teist prillikasutajad on juba seda proovinud, et siin on ka see kuva QR-kood. Et näiteks, kui me tahame neid luiseid kalu vaadata, siis mina olen ka vahest teinud, et kuva QR-kood ja lapsed prillidega vaatavad seda QR-koodi ja kohe need lehed, mis siin on, need on kohe tal prillide sees. Ja siis ta saab ise oma puldiga seal vajutada, mida ta täpselt vaadata tahab. Et see oli ka selline tore võimalus, jälle natukene teistmoodi. Et muidu õpetaja kogu aeg juhib protsessi, aga seekord saate teie ise uurida ja vaadata. Et seda me oleme kasutanud. Siis on veel üks selline, et kui nüüd need olidki seal Eduvers Plussi juures on sellised stseenivihikud, et kui te vaatate seal mõnda videot, siis tegelikult videode juures on sellised vihikud ja mis siis räägivad täpsemalt lahti, mida te seal videos näete, kes need loomad seal on, kus nad elavad ja veel muid omadusi, et kuidas mina olen seda kasutanud, neid saab alla laadida. Et kui inglise keel võib-olla ei ole nii hea, siis mina olen andnud ka ChatGPT-le selle ette, et tõlgi ära ja tee selle põhjal mulle näiteks mingisugune tööleht. Ja pärast ma vaatan selle ise üle, selle töölehe korrigeerin, kui seal on, aga ChatGPT teeb selle väga hästi ära. Ja minu meelest see hõlbustab nii palju nagu õpetaja tööd ja ta annab mulle võimaluse ka kohe seda õpitud teemat tunnis kinnistada ja kuidas lapsed sellest aru said. Et tohutu suur töö on ära tehtud õpetaja töö lihtsustamiseks. Nii, kas seal oli veel midagi? Ma korra näitan seda isegi ka kohe, et lihtsalt kõigil oleks võimalik näha, et mis see tähendab. Et ma korra jagan oma ekraani uuesti välja. Et nii, nüüd peaks olema pilte näha. Et ma tulin, tegelikult lähen sammu veel tagasi, et lähme uuesti siia, võtan siit avavaates siis Wild World, lähen ookeanid ja jõed, siit alt nüüd võtan mereimetajad ja siis siin ongi nüüd näha need stseenijuhid, et näiteks see sama, mis me ennem siin vaatasime, see kašelott, et tema kohta on selline materjal siin olemas ja siis eraldi ka sellised jah, et eraldi selline lausa nagu esitlus. Et mis on selle, täiendab neid erinevaid videosid, et siin on niisugust tausta põnevat infot veel, et ja ma saan aru, et siis Eve, kas sa selle laadisid otse nagu ChatGPT-sse ja tõlkimiseks või? Ma laadisin ta enda arvutisse ennem ja siis otse sealt arvutist ja väga hästi ta teeb selle ära. Et ta lihtsalt hõlbustab minu neid ja ta ei võta kuskilt mujalt materjali, kui ta võtab just sellest, mis ma talle ette andsin, et kui lapsed on seda prillides näinud, siis on nagu väga hea kinnistamiseks. Nii, aga kohe siis saame edasi liikuda. Üks hetk. Jagan uuesti selle esitluse välja. Nii, ka seni, kuni ta veel siin laeb, et siis ma... Jah, ole hea. Ka seda võib-olla ka paljud teavad, aga ma ei tea, kas Andres praegu saab näidata, kuidas saab ka nagu ekraanipilti teha, et seda me oleme ka kasutanud. Ekraanipildi tegemisvõimalust, aga siin praegu seda nagu ei ole. Et
siin on nüüd ka selline asi, et õpetaja märkmed, mis mulle endale väga meeldib, et mõnikord varasemalt oli niimoodi, et kui ma panin prillid käima, siis kadusid need õpetaja märkmed, neid nagu ei olnudki, aga nüüd seal paremal poolel on nad välja toodud ja sealt saab õpetaja kohe jooksvalt juurde vaadata, lugeda, mida iganes. Ja õpilaste märkmed sinna tulevad siis, millele õpilased võiksid nagu tähelepanu juhtida. Et kus me veel neid prille oleme kasutanud, kui koolis on projektõpped, et seal me oleme kasutanud, siis meie kool on ka osaleb Erasmus projektides ja meil käivad külalised, ütleme, viimased olid siin Türgist ja Itaaliast ja siis me tegime sellise rännaku neile mööda Eestimaad virtuaalprillidega. Nad olid väga vaimustuses sellest, et nendel koolidel ka, ega paljudel võib-olla ei olegi sellist võimekust ja kokkupuudet nende prillidega, et see oli selline tore kogemus. Ühesõnaga, mina olen sellest väga-väga vaimustuses ja ma püüan seda vaimustust ikka kooli peal jagada, aga ma näen, et minu vaimustus on vähemalt lasteni jõudnud, et lapsed on vaimustuses. Eks see lõpuks ongi ju kõige olulisem, et ikkagi just lapsed ja õpilased tuleksid sellega, saaksid selle kogemuse ja oleksid tunnist vaimustuses, et mõtle, kui nad oleksid kõikidest tundidest vaimustuses, et milleni me siis jõuaksime. Just. Et tuleb öelda, et ega see tuim lugemine ju neid ei köida. Et selline virtuaalsus ja virtuaalreaalsus, et see on nagu hoopis, see on nende maailm. Et nad on seal asja sees, nad tunnevad ennast paremini kui meie selles maailmas ja see neid köidab. Jaa, aitäh sulle, Eve, oma kogemuse jagamisest. Et nüüd, aga kas on osalejatel veel tekkinud küsimusi, et midagi veel, mida me praegu pole üle rääkinud või tahate midagi täpsustada, et andke, olge head teada. Aga ma küsiks seni veel, Eve, sinu käest, et miks te üldse otsustasite selle VR-i kasutusele võtta? Just selle, tead, ma ei oskagi öelda, miks meile tundus see asi endale nii põnev. Ja tegelikult paljud lapsed ka kodudes mängivad nende VR-prillidega, et paljudel olid ka kodus olemas. Et me mõtlesin, et prooviks ka koolis neid prille ja saaks ka selle kogemuse. Ja kuna me sattusime tõesti selle lehekülje peale ja me nägime, et tohutu materjal, mis on ka tegelikult on just mitte ainult seal Eduvers plussis, vaid ka Eduversis, tohutu materjal, ja see niivõrd rikastab õpetaja ainetundi. Et see on vaheldus ja rikastab. Ja seda kindlasti, et seal, kuna neid materjale on ju nii palju, et tuhanded, nii et kõik ainevaldkonnad on nagu kaetud, et siis jah. Ma vaatasin ise loodusõpetust, et kui on seal näiteks teema inimene, et see on otsast lõpuni kaetud. Sisenõreäärmed, luustik, organid, hingamiselundid, mida iganes, kõik on kaetud. Takkaga võtma, samuti keemiast me oleme uurinud siin, vaadanud keemilisi elemente ja molekule ja et ta on kaetud, et igasse ainetundi tegelikult leiab siit materjali, absoluutselt igasse, sellest ma üldse ei kahtlegi. Nii, hästi. Ja veel kord tänud sulle, Eve. Kas on midagi sul endal veel, mis sa tahaksid siia veel lõppu lisada? Ei ole, võib-olla ütleks seda, et ütleme, meil on ju nüüd 3. aasta prillid, et tegelikult nagu tehnilist sellist tõrget, ütleme, et prillidega midagi oleks juhtunud või oleks katki läinud või midagi sellist, et nad on väga vastupidavad. Just, et meie oleme küll nagu väga rahul. Ja, seda ma ausalt ka siiamaani pole veel kuulnud, et oleks kellelgi midagi nagu peaseadmete või nendega midagi nagu niimoodi juhtunud, ja Eestis on üle 20 kooli, kes neid kasutavad. Tore, nii, aga siis, et
kõigile neile, kes siis kuulavad, et kui te ise soovite, et jah, teie koolis ka tunnid oleksid siuksed kaasahaaravamad, põnevamad, oleks vaheldust rohkem, et siis võite alati küsida pakkumise Glassfare'i kohta või miks mitte leppida kokku sellise kohtumise, et tulla kas meile külla või tuleme ise külla, et saame tutvustada Glassfare'i võimalusi. Et kui veel on küsimusi jäänud, et siis olge head, pange neid, jagage need, et siis saame veel ka hiljem vastata. Ma vaatan siit midagi, küsimuste vastuste all on midagi tulnud. Nii, et siin on küsimus, et mis osad on füüsikas kaetud, võime küll vaadata, et vaatame kohe selle järgi. Jagan oma ekraani juba välja uuesti, siis saame vaadata. Aitäh Ülari küsimusest. Nii, ma lähen korra siia tagasi. Vaatame siis füüsika. No vaatan praegu siis neid Steam 3D mudeleid. Läheme siia füüsika alla. Nii, esimene siis jah, selline valik tuleb teha siit, et siin on need erinevad valdkonnad, teemad. Ja siin on siis näha ka, et kui palju on iga selle teema all omakorda erinevaid mingisuguseid esitusi. Et siit niimoodi tundub, et siin on neid mingi paarisaja ringis või nii. Nii et kui kui kellelgi on mingi täpsem küsimus, et siis saame veel neid vaadata või aga kõige parem tõenäoliselt on isegi seda teha niimoodi juba, et siis nagu demo käigus vaadata. Aga et kui ma võtan siit midagi nüüd veel lahti, näiteks võib-olla see elekter ja magnetism, et siin saab siis ülevaate, et üldse, mis selliseid füüsikaga seotud materjale siin veel on. Ja muidugi see on nüüd ainult nüüd need uued interaktiivsed 3D mudelid, et lisaks ju on siin väga palju veel füüsikamaterjale ka muidu, et kui valida siit lihtsalt veel füüsika, vaatame kohe. Nii, füüsika. Jah, et siis siin see valik omakorda on veel palju laiem, et mida kõike saab siit kasutada selle jaoks. Et siin on need omakorda siis ka veel mingitesse loeteludesse koondatud. Nii et jaa, seda avastamist ja seda on siin füüsika kohta ka väga-väga palju. Nii, aga tundub, et hetkel rohkem küsimusi pole, et siis saame tänaseks tõmmata otsad kokku. Suur tänu kõigile kuulajatele, vaatajatele ja veel kord Eve sulle, et sa olid valmis oma kogemust jagama. Nii et mõnusat õhtut ja nii, et kui kellelgi tekkis huvi, on veel hiljem tekib mõni küsimus, et siis võtke meiega julgelt ühendust. Aga praeguseks olge hoitud ja näeme peagi jälle. Nägemist.